Tere tulemast Hea Taro kanalile. Täna pisut teistsugune lugemine, katsetan, et loen korraga ühes videos siis kõikidele tulemärkidele, et jäär, lõvi ja hambur. Et alustan jäärast ja lõpetan hamburiga. Et lisan kirjeldustesse ka siis ajakava, et saate otse liikuda omale soovitud päikesemärgi juurde. Nii, aga alustame siis jääraga ja vaatame sellist 5 kaardi energiat, et võtan selgituskaardid ka juurde, et saada täpsemaid sõnumeid. Nii, aga alustame jäärast. 5 sõnumit jäärale, palun. Nii, üks kord veel. Esimene kaart on müntide 7. No müntide 7, selline eesmärkide poole liikumise kaart, stabiilsuse, selline saavutamise kaart, hästi tihti näitab sellist töökust, tööga seotud väljakutseid, selline stabiilne investeerimise kaart. Selles kaardis on kindlasti sellist visadust, pühendumust, et ma olen juba midagi teinud millegi saavutamiseks. See kaart näitab tihti ka sellist edu ootamist. Et ma pean olema millegi osas väga kannatlik, et ma muudkui panustan sinna, hoolitsen selle eest või kellegi eest, aga et see on selline, et siin on tugev juurestik juba loodud, aga ei ole veel väga suur see puu ja see puu ei kanna veel vilja. Et võimalik, et millegi osas ma pean veel pühenduma, pingutama, et see vilja kannaks. Aga see on selline investeering, et see on hea, edukas investeering, aga see tähendab midagi, et see tulem tuleks, see saagikus tuleks, siis sellesse on vaja aega, ressurssi, kannatlikkust ja visadust. See on selline planeerimise energia, kust ma tean, et see tulemus tuleb võib-olla hiljem, aga et kui ma olen kannatlik ja hoolitsen, siis ma midagi ka saavutan. Et mündid võivad näidata sellist ikkagi tööalast panustamist, materiaalset panustamist, samas mündid on ka terviseenergia, et ka tervisesse saab, et see paraneks või oleks tugevam, siis ma pean sinna pingutama. Suhte mõttes ka, et asjad ei pruugi liikuda väga kiiresti, aga minus on vaja mingisugust järjekindlust ja kannatlikkust. Vahel näiteks ma tunnen, laste puhul on ju, et ma annan endast ja pean olema kannatlik, et siis tulevik oleks helgem, on ju. Et kasvaks tubli laps. Nii, aga vaatame jääradele teise kaardi siia juurde. Karikate 4. Karikate 4 on selline unistamise kaart, kus on natukene, siin on näha, et siin üks tütarlaps istub sedasi käsi põsakil ja natukene apaatne energia, et kus ma millegi osas võib-olla ei viitsigi panustada või ma ei soovi seda või ma tunnen, et siin võib ka olla, et ma ootan millessegi, ma olen andnud midagi, aga ega ma ei jaksa seda tulemust ka väga ära oodata. Et siin on mingisugune pakkumine, mis emotsionaalselt keegi ulatab, aga ma ei tea, kas ma siis ei näe seda või ma ei tahagi seda näha või ignoreerin seda võimalust. Et see võib olla kahtepidi, kas mina või siis keegi märka minu pakkumist. Et karikate 4 puhul on vahel soov ka kellegi või millegi osas nagu alla anda. Et siin on tunda sellist rahulolematust. Võib-olla ma ei ole rahul mingi hetke olukorraga lihtsalt, et see ei paku mulle emotsionaalselt seda, mida ma sooviksin. Vahel võib olla, et ma tunnen mingis olukorras ennast näiteks ongi üksikuna või kõrvale jäetuna, et või ma lihtsalt ei tahagi, et võin tunda, aga samas kuidagi on ka selline apaatsust. Vahel see kaart ütleb justkui, see elu läheb kõik sealt kõrvalt palju mõnusamini mööda ja mina kuidagi ei ole kaasatud 100% seal, vahel on selline tunne, et kuidagi mujal on justkui rohi rohelisem. Aga see võib näidata, et vahel mina nagu kellegile
teen mingisuguse pakkumise, näitan, et mingisuguseid võimalusi, et ma olen olemas, aga seda ei märgata või siis vastupidi, mina ei märka või ignoreerin kellegi teise sellist pakkumist. Et karikate 4 on jah, selline natuke igavuse, tüdimuse või rahulolematuse või üksinduse tunde energia. Vahel olen ka lihtsalt soov sellist kuidagi endasse tõmmata ja selline eneseanalüüsi energia ka. Aga särtsu selles kaardis ei ole, jah. Nii, aga vaatame veel jääredele. Mõõkade 2. Justkui väga rahulikus tempos ma ootan midagi, kas panustada, mitte. Samas see on kindel ja püsiv, aga ei too saaki väga kiiresti. Millegi osas ma nagu, kas ma mõtlen ringi või sooviks midagi muud ja millegi osas nagu on selline, nagu ma ütlen, särtsu ei ole. Tahaks justkui midagi muud. Ja siin on mõõkade 2 ja mõõkade 2 on energia, kus ma pean tegema millegi osas valikud. Mõõkade 2 kutsub muidugi valima väga targalt, et see on see risttee energia, et noh, aga kuidas ma siis lähen edasi. Et see kaart tihti näitab, et on võimalik, et on midagi enne otsuse langetamist, mida ma veel ei tea. Et võib-olla peaksin enne midagi teadma, aga selles kaardis siin ka, et siin on üks vares kraaksub ühe kõrva ääres, teine teise kõrva ääres, et nagu selline segaduse tunne, et siin võib olla, et on osapooli, kes mind mõjutavad millegi osas. Aga siin on ka tüdruk paneb silmad kinni, et keskenduda sellele, mida mina soovin. Kuidagi on vaja teha tark otsus, et kui on kellelgi vaja siin jääredel otsuseid langetada, et justkui mida või kuidas edasi, siis pigem on see, sest selles energias on nagu raske näha seda tervikpilti. Et mõjutajad on, et või endas ka kuidagi sisemiselt võib-olla, miks ma olengi ristteel, sellepärast et üks tõmmatakse nagu erinevatesse pooltesse, et võib-olla ma ise ka ei suuda otsustada, aga siin on vaja kindlasti usaldada sisetunnet, teha läbimõeldud tark otsus, mitte emotsionaalne otsus ja võtta nagu siis kas või aeg, et ma tahan ise, see peab olema kuidagi kindlasti minu otsus, mitte mõjutada, nii nagu mina tunnen ja siis, kui mina valmis olen. Et ma ei kiirusta, aga samas mõõkade 2 puhul ma tunnen alati, et ma pean selle otsuse lõpuks tegema. Et kuidas siis edasi või mida siis edasi, sellepärast, et muidu justkui see otsus langetatakse minu eest ja siis võib-olla see ei sobi mulle. Äkki see ei ole siis see, mida mina tegelikult sooviksin. Et see kaart ütleb alati sinu parimast piisab, tee valik iseenda sisetunde kindlasti järgi, aga siin on ka faktid, et see ei ole ainult kuidagi, siin on vaja ka teadmisi, fakte, infot selle otsuse puhul, et see ei ole ainult nii, nagu ma tunnen, et ma pean ka midagi kindlalt teadma, et kuidagi ei ole kõiki vastuseid, sellepärast ma ei tea millegi osas. Nii, aga võtame ühe kaardi veel. Mõõkade 10, huvitav. Midagi nagu lõpetatakse või on lõppenud või see otsus on seotud mingisuguse lõpetamisega. Mõõkade 10 ei ole lihtne kaart. Selles konkreetses kaardipakis ma tunnen pigem, et siin on nagu selline maailma äärele jõudnud. Selles mõttes ma tunnen selles kaardis ka sellist, see ei ole nagu läbinisti negatiivne energia, et mingisugune väga keeruline lõpp see võib olla, aga siin vaadatakse juba ettepoole, et see lõpetab ära midagi, et saaks minna midagi paremaks. Mõõkade 10 on muidugi energia, kus tihti öeldakse, et ma paranen sellest, et see kuidagi mõjutab mind, see võib olla mulle keeruline. Vahel see näitab, et millegi osas vahel tõde teeb haiget või mingisugune teadasaamine teeb haiget. Selline... Tegelikult see on selline uue alguse otsimise energia minu jaoks, et midagi lõpetada, mis ei ole nagu lihtne lõpetamine. Võib-olla ma mõtlengi sellele. Ja ma pean tegema mingi valiku. Võib-olla see valik ei olegi lihtne, sest kuidagi
ma tunnen võib-olla, et ükski valik ei ole päris perfektne. Et siin on mingisugune keeruline lõpp. Ma võtan selle lõpu peale ühe selgitava kaardi. Mõõkade 10, palun üks selgitav kaart. Et mille osas see võiks olla? Karikate rüütel. No karikate rüütel on pakkumine. Karikate rüütel on kõige romantilisem rüütel, see on tunded. See on väga hea pakkumine. No, siit võib nüüd, kas ma pean lõpetama midagi, et võtta vastu see hea pakkumine või siis mingisugune romantiline või selline kuidagi, kas see lõpeb, siis see romantiline pakkumine lõpeb või ma pean midagi lõpetama, et seda saada. Aga siin on, see võib olla tunnete ja armastusega seotud, sest see on kõige romantilisem kaart. No, et kas ma pean siis millega osas, et sellega edasi liikuda, peab midagi lõppema või siis see on see, mis lõpeb. Et mingisugune pakkumine on tehtud varasemalt või tuleb nüüd. Võtan ühe kaardi siia veel jääradele. No nii, valitseja on kohal. Jäär ise ja kiiresti liigub. Jäära enda energia on siin keisrikaart. Just kui väga rahulikus tempos liigun. Millegi osas on natuke selline apaatsus või ma olen kõrvale jäetud või kuidagi selline tunne, et asjad ei liigu päris nii, nagu ma sooviks või ma ise ei tea, kas ma liiguksin millegi osas oma elus selliselt, nagu see praegu on. Otsused. Midagi peab lõppema, et midagi saaks alata, sest siin on, ma vaatan uue alguse poole. Aga see kuidagi ei ole lihtne ja kerge, sest mõõkade 2 viitab seda ja mõõkade 10 viitab seda. Aga siin on keisri energia, mis on jäära enda energia, just kui ma jõuan oma otsustega punkti, kus ma tunnen siin iseendana. No minu jaoks keiser on selline juhi energia. Siin on, ma juhin, siin on enesekindlus, siin on distsipliin, siin on respekt, selline julge, ma võtan vastutuse enda tegu, samas siin on ambitsioonid, kirglik kaart ja väga edu energia. Et see on, ma loon enesekindlalt paremat tulevikku, aga siin on mingisugune distsipliin, metoodilisus, loogika, siin ka mõeldakse läbi, mõistuse hääl on hästi oluline. Aga siin, et ma juhin ise enda elu, ma võtan ise enda elu enda kätte, juhin, siin on sellist tahtejõudu ja aga keiser ka vaatab tulevikku ja see on ka, ma loon paremat tulevikku enda lähedastele, et keiser ei loo keisririiki enda jaoks, vaid enda lähedaste jaoks. Olen valmis võitlema, kui vaja, enda seisukohtade eest, enda lähedaste nimel, et sellist võitlusvalmidust on ka, aga siin on ja selline respekt, hästi soliidne energia, usaldus. See võib näidata ka mõne jäära puhul, et kui ta ise selles ära ja seda juhti, see on juhi energia, see võib mehe energia, isa energia, et seotud ka sellise osapoolega. Aga selline, võib ka näidata sellist kindlasti tegutsemisvajadust ja siin on, ma tahan ruttu. Mul on siht ja ma tahan liikuda sinna kiiresti, mul on hästi enesekindel energia siin kaardipaki lõpus. Et kuidagi sellisest rahulikumast energiast liigutakse väga tegutseja, teotahtelise ja sellise kiirelt, mul on siht, ma tegutsen selle nimel, et saavutada see edu. Et ma sean võib-olla mingisugused eesmärgid, samas ma sean mingisugused piirid, et selline väga enesekindel liikumine on siit edasi. Sellised sõnumid jäärad teile. Nii, aga vaatame edasi. Jääradele tehtud. Võtame siit sisalt järgmise, on lõvid. Liigume lõvideni edasi. Nii.
vaatame siis, mida on kaartidel näidata lõvidele. Teeme 5 kaardienergia lugemist lõvidele. Nii. Lõvid. Ahah. Segan ühe korra veel. Siis võtame. Nii. Müntide 5. Vaata, mis siin. Saatana kaart ka. Millegi osas. Keeruline energia tuli kohe, aga mis teha? Valida ei saa. Müntide 5 on kaart, kus mingi asi ei ole võib-olla minu kontrolli all, miski mõjutab, sest siin on saatan energia, võib-olla muidugi mõnel lõvil tegemist kaljukitsega, aga saatan kontrollib millessegi, miski nagu, millegil on nagu kontroll minu üle, vahel tunnen, või kellelgi on kontroll minu üle. Siin on tunda sellist, müntide 5 puhul ma tunnen vahest sellist kaotust või hüljatus, et kõrvalejäetuse tunnet. Samas sellist ka mõistmatust, et võib-olla on mingi olukord, kus mind ei mõisteta. See ei ole olukord, kust ma välja ei siputaks ennast, sest siin ukse kõrval on võti. Ja kui ma sooviksin, siis ma saaksin selle ukse lahti avada. Aga võib-olla ma ei ole veel selles kohas, kust sooviksin edasi liikuda või sooviksin midagi. Pole valmis, pole piisavalt tugev selleks. Müntide 5 puhul on vahel ka näitab vaesust, töötust võib näidata. Ja võib näidata, et selline kõrvalejäetuse tunne vahel on, et nagu uks on vahelt kinni läinud kellegi osas. Ja see teeb mind kurvaks, see teeb mind õnnetuks. Midagi tõmbab mind väga tugevalt. See võib olla olukord, see on tegelikult toksiline energia, et võib-olla, ma ei tea, aga võib-olla ongi hea, et see uks vahepeal on kinni, sellepärast, et siin on mingisugune mõjutaja. Võib-olla on hea, et mingi uks sulgus. Et see võti ju näitab siin, et ma saan alati edasi liikuda, et ma ei pea jääma sellesse energiasse, kus siin ollakse. Et võib-olla see kõrvalejäetuse, hüljatuse tunne millegi osas on nagu mõistmatus. Aga see võib anda mulle sellise tegelikult kuidagi võimaluse asja ringi teha ja sellise millegi pärast nagu vabaduse tunde tekitada, sest saatan kontrollib, mõjutab. Nii, aga ma võtan siia ühe selgitava kaardi kohe ka juurde. Müntide 5, palun. Mõõkade kuningas. See võib olla, mõõkade kuningas näitab hästi tihti kaksikud kaalud veevale märki. Ei pea olema, aga see võib olla keegi, kes on sellisel, see on juhi mõistusega tehtud otsus, et kas ma ise, siin võib olla, et keegi ka on öelnud teravalt või otse, sest mõõgad on suhtlemise energia. See on väga tark energia tegelikult. Ma võin tunda kellegi osas kõrvalejäetust, sest õukonna kaardid hästi tihti näitavad isikut. Võib keegi, kes ei näita väga oma tundeid välja, võib olla aga väga hea ja meeldiv tark suhtleja on. Aga võib-olla seda emotsionaalset poolt näidatakse emotsiooni vähe välja. Samas selline juhib, mõistus juhib siin. Mitte tunded, vaid mõistus juhib siin. See võib olla kellegi osas. Samas, et mingisugune pettumus kellegi osas või kõrvalejäetus. Samas ma tunnen nagu mõõkade kuninga puhul, et ma vajaksin mingit infot, ma vajaksin fakte, et teada, kuidas edasi. Et on soov liikuda edasi, aga mul on midagi puudu, et ma ei saa millestki võib-olla päris lahti lasta, sest seal oli see saatana kaart ka, mis mind nagu seob, sest mul ei ole kogu infot, kuidas sellest olukorrast võib-olla väljuda. Mul oleks vaja midagi teada. Nii lõvid, võtame veel. Aga ma ei tunne kuidagi hästi, et mingis etapis või mingis olukorras, et see ei tähenda, et mu kogu elu on selline, vaid mingis situatsioonis ma tunnen, et kas mind ei mõisteta. Siin võib olla, nagu ma ütlesin, materiaalset keerukust, võib ka terviseprobleem olla, et ma vajan teadmisi millegi osas.
mingit infot oleks mul vaja, et sellest edasi liikuda. Müntide 7. Et teada, kuhu investeerida. See on ka selline ootamise energia, kus ma mõtlen, kas ma panustan sinna või ei panusta. See on väga töökas energia, et see minule ikkagi hea investeering. Ma võin muidugi ka mõnda inimesse investeerida, on ju. Tervisesse võin investeerida, aga see on koht, kuhu ma olen juba midagi pannud, midagi andnud endast. Siin on juba need seemned mulda pandud, juurestik kasvanud, aga veel vilja ei kanna. See on koht, kus ma ootan millegi osas edu. Aga siin on selline energia, kus ma liigun oma eesmärkide poole, aga see ei tule väga ruttu. Siin on rahulikus tempos ja võib-olla minu jaoks liiga aeglaselt, et ma tahaksin, et see edu tuleks rohkem, sest ma olen sinna andnud, ma olen sinna panustanud, ma olen pingutanud, ma olen plaane teinud, millegi osas ma annan endast. Aga et see edu tuleks, ma pean veel olema kannatlik ja siis tekibki selline tunne, kas ma tahan, kas ma jaksan oodata, kas ma viitsin oodata. Tegelikult see juurestik on siin päris tugev. Aga lihtsalt, et see edu või see saak, et selleni jõuda, ma pean veel sinna panustama. Ma pean veel endast andma, aga samas see näitab kuidagi midagi kindlat, midagi stabiilset, midagi turvalist, midagi väärtuslikku võib-olla, et sellist, kui ma sellesse annan. Aga kannatlikkust on vaja. Nii, Skorpioni energia. Surm, taassünd. Peegeldus. Siin on mingisugune muutus. Karikate 8. Eemaldumise energia. No mõnedel lõvidel siin võib tõenäoliselt olla, et ongi mingist suhtest eemaldatud või keegi on ära läinud või mina olen ära läinud. Vahel on selline tunne, et nagu on läinud tagasi vaatamata või mina lähen. Muutusenergia ei ole lihtne muutus. Siin võib ka näidata seda, et kuhugi, kuhu on panustatud muutus, sest see on turvaline, see on kindel. Karikate 8 on tegelikult, et negatiivsed asjad on minu elus nii kaua negatiivsed, kui ma lasen neil olla. Just kui karikad on saanud tühjaks, ma soovin liikuda edasi, ma soovin midagi paremat. Siin liigutakse päikese poole, siin on ka päike näha. Surmakaart näitab olulist muutust elus ja see on natuke selline minevikust lahti laskmise energia ja võib ka olla, et see ei ole, mingi olukord ei ole minu kontrolli all selles mõttes, et ma pean selle muutusega kaasa minema, et ükskõik kuidas kas ma tahan või ma ei taha, et kuidagi mingi muutus on paratamatu. Ja kas ma siis lepin sellega või siis ripun selle küljes ja punnin vastu, aga kuidagi päris asjad ei jää päris endiseks. Et mingi muutus on vajalik. Et see muutus võib olla vahel hirmutav surmakaarti puhul, sest ma ei tea. Seal eespool olev on teadmata, aga see, mis on olnud, seda ma ju tean. Et selles mõttes. Mõnel lõvil võib muidugi olla tegemist skorpioniga hoopis. Nii, aga vaatame. Võtame veel lõvile siia ühe kaardi. Võtame selle. No seisab paigal. Poodu kaart. Midagi on mul ebamugav, et ma ei tunne päris hästi. Midagi läheb raskemini, kui see peaks minema. Siin on ka seisev energia, lase lahti. Et nagu ma ütlesin, kui ma hoian sellest kinni, et paratamatult peab mingisugune muutus tulema. Poodu energiaga, poodu on see energia, mis ütleb mine vooluga kaasa. Et sul nagu palutakse millestki loobuda, mis sind enam ei teeni. Et siin oli see karikate 8 ka, kus näidati, et mine eemale sellest, mis sulle ei anna, mis ei ole sulle hea. Me nägime ka saatanat, on ju, toksiline energia. Just kui midagi on, mis ei ole tegelikult
mis ei teeni võib-olla tegelikult minu huve, et selline energia tekib. Ja samas ma mõtlen, see on kuidagi mulle keeruline millestki lahti lasta, et ja samas sean ennast nagu ebamugavasse ohvri rolli. Ma proovin leida teisi võimalusi, ma proovin näha teisi vaatenurki, ma proovin mõista mingit olukorda, aga see on kaart ja kus ma ripun minevik kuidagi mõjutab mind. Siin on mingisugune mineviku mõju ja noh, Voodu palub ka, et ära proovi seda saatust kontrollida, nagu ma siin ütlesin, et see ei ole kõik võimalik lihtsalt. Et siin ei tohiks kindlasti ka sellisesse enesehaletsuse ja märtri rolli sattuda. Et siin võib võtta pausi ja mõelda läbi, mida ma tegelikult soovin, aga millestki tuleks justkui lahti lasta, et mingi muutus oleks vajalik, nagu millegi osas seisaksin paigal, no see on paigal seisev energia, samas on siin vajalik muutus, on ju. Et nagu aja mahavõtmine. Vahel ma aktsepteerin mingit olukorda, et võib-olla mul on vaja aega, et aktsepteerida mingisugust muutust või enda selgust saata. Või ongi selline uue teadmise otsimine, ümbermõtlemine millegi osas, ümberhindamine millegi osas. Ja siin ta saab ka nagu sellise valgustatuse, ta mõtleb, et võib-olla ma peangi olema mingi aeg pausil, et leida see, et mis see siis on, mida ma soovin. Natuke kipub ohvri rolli justkui minu jaoks ei ole mugav energia, kuidagi mul ei ole mugav ja kerge millegi osas. Aga võiks olla, sest ma proovin nagu anda endast parima, proovin tõesti, pingutan, aga kuidagi see ei tähenda, et mul endal selle tõttu lihtne ole. Ma sean nagu ennast keerulisse olukorda. Nii, no vaatame, mis sealt välja tuleb. Lõvidele veel üks kaart palun. No, väga uhke, mulle meeldib see kaart. Nii, väga lõvide energia. Mõtle, mis ma mõtlen, aga edasi ma liigun. Siin on sauade kuningas. Lihtsalt millegi osas läheb aega. Midagi ei ole väga lihtne. Paranemine. See on tervenemise energia. Kaitsen oma südant. Ma tunnen alati siin pesa sees turvaliselt ja see väike süda siin. Aga taastumise energia võib olla ka, see näitab ka sellist pausi eneses. Ma nagu mõtlen, mis on minule hea, et endale on justkui vaja endale pühenduda, enda heaolu tõsta esile. Aga sauade kuningas on juhtliider, väga karismaatiline kuningas, väga julge ja vapper kuningas, selline kes väljendab ennast väga enesekindlalt ja julgelt, mõtleb kastist välja, võtab riski, teeb ära, ei löö risti ette ja ta näeb suuremat pilti. Justkui mul on vaja aega, sest siin mõeldakse, siin proovitakse leida väljapääs, siin leitakse väljapääs. Kuidas minna edasi? Väga suur enesekindlus tuleb siit ja ma mõistan ja ma suudan kuidagi panna teisi ka nägema seda, et see on selline energia, kus teised järgnevad mulle, selline juhi-liidri energia. Hästi hea koostöö justkui sujub, et kui on tööalased asjad, kui ei ole võib-olla materiaalselt nii lihtne, ma mõtlen, kuhu panustan, ma ootan seda muutust, ma mõtlen, mida teha, siis siin võetakse risk, tehakse ära, ma saan hakkama, mulle järgnetakse, mul on võib-olla tõesti selline kastist välja mõtlemine ja selline võib-olla teen hoopis kuidagi omamoodi, aga mind mõistetakse selles osas, mul on selline visioon. Selles on hästi palju kirge selles kaardis ja julgus olla unikaalne ja see on hästi hea nii armastuse, karjääri, tervise, selline positiivne tõuge kõige osas, mida ma teen kirglikult, kuhu ma panustan. Et siin saab justkui lõvi, ma jõuan enda sellisesse energiasse, kus on tegutsemistahet ja kirge ja mind märgatakse, mind pannakse tähele. Selline seltskonnas olemine tuleb väga kasuks. Aga siin all on see tervenemine ja taastumine milleski. Mingisugused otsused, ükskõik siis millega seoses, aga kuidagi mul ongi vaja aega, et mõelda need asjad läbi. Mul on vaja aega, et kohaneda näiteks muutusega ja näha, kuidas teistmoodi, aga siin ka nähakse seda.
et kuidagi taastan oma energia, et siin on see taastumine, tervenemine. Nii, lõvid, sellised sõnumid teile. Aga liigume edasi, liigume hamburi juurde. Nii, vaatame siis hamburit viimaseks tulemärgiks. Nii, hamburite sõnumid palun. Natuke segan ja keskendun. Nii, üks kord veel. No, kohtukaart. Sauade kuus. Kohtukaart, no jälle, ma ei tea, hamburitel on tõenäoliselt seda kohtukaarti siin olnud ka viimased lugemised. Aga kohtukaart näitab alati väga olulist protsessi elus. Et isegi kui ma seda ei mõista, et me oleme kuskil väga olulises punktis, kus me oleme, sest see on selline mingisugune teekond hakkab lõppema, mingisugune peatükk hakkab lõppema ja ma vabastan ennast millestkist. Et siin on mingisugune muutus, see on ka uue võimaluse kaart, sest midagi uut on tekkimas, et midagi lõpeb selleks, et saaks uus tekkida. See on kaart, kus ma mõtlen hästi palju tagantjärele, ma olen väga palju küpsenud, ma olen väga palju õppinud midagi, selline eneseteadlik energia ja ma näen iseennast sellisena, nagu ma olen selles energias. Midagi ma lasen endast minna, midagi, et saada ruumi uue, justkui, see on selline ärkamise energia, kus ma võib-olla iseendast teadvustan ka midagi, mida kuidagi, ma tean, mida ma sooviksin teha teistmoodi. Ma tean, mida ma saan teha paremini, ma mõistan, mis on minu tugevad küljed, mis on minu nõrgad küljed. See on selline analüütiline energia, aga siin võib olla, et ma pean tegema otsuseid millegi osas, aga siin näitab, et need otsused, siin on väga suur edu, siin on märkamine selle osas, et just kui ma mõtlen need asjad läbi, siis sauade kuue puhul on see hästi tark, või see hästi tark, pean targad otsused tegema, sest siin on selline tähelepanu, võidukus, edukus, mida märgatakse. Aga kohtukaardi puhul siis ma proovin olla hästi aus nii enda kui teiste suhtes. Ja siin millegi osas jah, ma nagu vabastan. Vahest on selline südame vabaks laskmine, avamine näiteks, et ma olen kuidagi avatum või kuidagi midagi minus muutub. Ma alati tunnen, et selle kaardi puhul on ju siin ka vabaneb, et midagi justkui, ma ei ole see, kes ma olin selle teekonna alguses. Kuidagi midagi on minus muutunud. Ja see on kuidagi oluline, milleskist vabaneda, millegi mõistmine, sest just kui ma saan siit liikuda paremale, midagi on lõppemas ja midagi uut on algamas ja see uus näitab olevat siin väga edukas, kus ma saan tähelepanu, kus ma tunnen, et see on selline positiivne energia, nagu väljun lahingust võitjana energia. Võitja tunne, tulen võitjana. See eelnev ei olnud tõenäoliselt lihtne, aga ma tulen väljun võitjana. Siin võib ka olla mingi teadmine millegi osas. Et võib-olla vana mina oleks teinud asju nii, aga uus mina, ma olen targem, ma olen küpsem, ma juba tean, mida ma soovin. Ja ma lähtun oma otsustest ka sellest. Nii. Aga vaatame veel. Saatana kaart. Võib olla saatana kaart. Võib olla tegemist kaljukitsega muidugi mõnel hambur, aga saatan on ikkagi sidemed, toksiline energia tegelikult, midagi, mis ei ole võib-olla mulle hea. Aga ma vabastan midagi. Siin on selline edasiliikumise energia, kus palutakse justkui, karikate 8 puhul, miks see on emotsionaalselt raske, on see, et see võib olla miski, kuhu ma olen andnud.
kuigi see karikate 8 näitab eemaldamist negatiivsest ja valin iseenda enesearmastuse. Aga see on kuidagi emotsionaalselt väga raske eemaldumine. Kuigi see kaart ütleb, et ma väärin enamat, ma väärin paremat. Aga saatan kontrollib, et ma olen nagu seotud millegiga või kellegiga. Et see pole nii lihtne kuidagi mingitest köidikutest vabanemine. Et millegil või kellelgi on minu üle nagu võimu natuke. Võib-olla ma kardan ka midagi. Aga karikate 8 puhul on vahel see, et ma olen juba millessegi panustanud. Siin on kas keegi on ära läinud, näiteks see energia näitab, et keegi on eemaldunud, pole tagasi vaadanud. Ja ma olen sinna panustanud või siis vastupidi, et mina olen küll andnud, aga see ei toonud seda tulu ja ma soovin edasi liikuda või ma olen juba liikunud, et siin võib olla otsus millegi osas edasi liikuda. Et kuidagi sellist tunnet, et näiteks, et ma ei olnud piisav või ei olnud keegi minu jaoks piisav, et midagi ei teeninud enam. Et samas siin on 8 karikat. See tähendab, et siin on antud, et aga võib olla, et mingisugused soovid ja unistused on muutunud. See näitab ka sellist eemaldumist vahest asjadest, inimestest, energiatest, ideedest, uskumustest, süüst, harjumustest. Siin võivad olla halvad harjumusest, millest ma vabanen. Et mis siin takistab ennast hästi tundmast, et just kui ma pean millestki lahti laskma, mis takistab mind ennast hästi tundmast. Aga see ei ole lihtne. Et see ei ole niisama lihtne. No, see ongi raske. See on mingisugune teekond ja see tundub vahel selline lõputu teekond siin, sest siit on juba tuldud pikalt ja ma olen selle all raskuses ja lookas. Ja on keegi mu kõrval küll, kes aitab mul tassida, aga see sauade 10 näitab millegi osas ülekoormatud olemist. Ülekoormatud olemist, aga siin juba otsitakse uusi võimalusi sellest välja saamiseks. Midagi on minu jaoks liiga palju, natuke selline kannatuste rada, et kas kohustusi on liiga palju. Sauade 10 puhul ma tunnen, et ma olen juba peaaegu kohal. Siin ka lõpeb, 10 lõpetab midagi. Ma olen peaaegu kohal, justkui mingisuguseid kas kohustusi, mingit raskust, ma tassin nagu mingit seljakotti endaga kaasas. Ja see võtab natuke ära sellise kerguse, võtab ära sellise rõõmutunde minus, sest ma olen selle all lookas. Et sauade 10 on energia, kus tegelikult ma olen valmis vabanema sellest koormast. Ja see kaart ütleb ka, et aga kui ma kõik selle lasen minna, ja siin juba mõeldakse selle peale, siis see kaart tegelikult ütleb, et ma saan hakkama, sest ma usun, et mulle antakse see hädavajalik, et võib-olla mul ei ole kõiki neid asju, aga ma ei jaksa neid kõiki asju endaga kaasas tassida. Et selline energia, kus ma olen ülekoormatud. Ja ma tunnen, et ma ei jõua või ei soovi enam kaua seda koormat kanda, et mul on vaja mingit prioriteeti. Et võib-olla delegeerida, küsida abi või siis lihtsalt lasta nendel asjadel minna. Sest see kaart kutsub argipäeva rõõmu looma. Sest kui kohustusi on liiga palju ja mingi raskus on, et mis võtab minult rõõmu ära. Aga see 10 siin näitab, et see on lõppemas. Et ma olen juba peaaegu sihini jõudnud ja kohtukaart ka otsused vabaneda mingist, millest iganes. Midagi, mis ei ole mulle tegelikult hea, aga midagi, mis edasi vaatamine. Midagi, mis ei ole tegelikult mulle hea, aga millest ei ole ka lihtne nagu edasi liikuda. Uus võimalus, ma ütlesin, et mingi uus võimalus on siin tulemas. Jah, kui ma jätan midagi selja taha, siis siin on uus pakkumine, uus võimalus. Uus võimalus, see seeme mulda panna, uus võimalus saavutada midagi kindlat, püsivat, et vabastan ennast negatiivsest, jätan midagi kõrvale. Siin tuleb pakkumine. Mõnel juhul võib olla kuidagi see, kes on ära läinud, teeb pakkumise. Mõnel juhul kindlasti mitte, sest siin on samas midagi toksilist, et lase endast minna.
uus võimalus, no müntide äss on, see võib olla rahaline võimalus, stabiilsuse võimalus, püsisuhte võimalus, püsiv armastus, uue töö võimalus, mingisuguse investeeringu võimalus, tervise võimalus parendada millegi osas, midagi stabiilset, kindlat, aga see on see pakkumine, see on see võimalus siin, see on mingi, vahel näitab preemiat ja rahalist mingisugust võimalust, aga see on mingisugune pakkumine, millest luua midagi väga kindlat, väga stabiilset, et see on üks seeme, aga see seeme võiks kasvatada mulle on ju suure viljapuu, et olla saagikas, olla edukas millegi osas, siis siin on pakkumine ja see on väga hea, kindel, stabiilne pakkumine. Võimalus, et just kui ma lõpetan midagi, et alustada midagi muud. Nii, hamburid, võtame siia veel ühe kaarti. Ma ei tea. No mõõkade 7 on strateegikaart. Mõõkade 7 on ka reeturi kaart, et reetmisenergia. Huvitav, sauade 8 tuli tagurpidi midagi, mis on kokku tunded. Ja keegi, kellel oleks mulle väga palju öelda, justkui ei ütle seda. Või siis asjad seisavad paigal ja ma ootan midagi. Mõõkade 7 puhul mul tekib, et ma ei saa, kas ma ei julge seda pakkumist usaldada või ma ei usalda seda. Sest mõõkade 7 puhul on energia, kus kutsub olema kuidagi ettevaatlik see kaart. Just kui ma ei saaks midagi usaldada 100%. Võtan siia ühe veel. Just kui mul ei räägitaks kõike. Millegi pärast on siin mingisugune kavalus. See teeb mu nagu alati väga ettevaatlikuks, et nagu varjataks midagi minu eest. On pakkumine, ma panen siia seoneid asju. Seoneid kaarte palun. Müntide 7, millessegi panustamine. Ja on kuukaart, ongi see mingisugused, on ju, võimalus panustada millessegi, võimalus arendada midagi, aga see teeb mind ettevaatlikuks. Uus algus. Midagi ei ole veel selge. Millegi osas on veel selliseid hirme, kahtluseid, kuhu see läheb. See ei tähenda, et siin on reetmist, siin on petmist. See tekitab lihtsalt sellise tunde, et ma ei julge usaldada. Siin on, ma lasen, lihtsalt narr laseb. Äkki see on rumal otsus, see on selline teadmatus, tundmatus. Hüppab ette tundmatus kohas. Samas see võib näidata väga kindlat investeeringut, väga kindlat midagi stabiilset luua, midagi, nagu ma ütlesin, et siin on algus, mida luua, siin on juba, näete, juured, kasvab taim. Aga ma kuidagi olen ettevaatlikuks tehtud. Ma ei usalda kõike, sest mul on raske kas kedagi või mingit olukorda mõista. Ja see teeb mu ettevaatlikuks. Mul on selline tunne, et äkki mängite avatud kaartidega, äkki minuga ei olda haus mingi pakkumise osas. Et kas see on mulle hea? Kaardid näitavad, et see võib olla täiesti hea pakkumine, justkui usalda. Ja mulle tundub, et siin ka usaldatakse. Aga kuidagi on minus tekkinud millegi osas ettevaatlikkus ka selle kogemuse suhtes, mis siin on. Et ma ei julge usaldada, justkui nagu kõik ei ole minu jaoks mõistetav. Isegi kui ma väga pingutan, siis kuu puhul mul on raske näha tervikpilti, mul on raske teist osapoolt mõista, just kui me räägime üksteisest mööda. Ja tekitab hirme lihtsalt. Aga see ei tähenda, see on illusioonide energia, see tähendab, et see võib ka olla, et ma selle tõttu, et ma olen kogenud midagi juba varasemalt, teeb mu ettevaatlikumaks. Aga samas siin on midagi väga head võimalust, just kui ma lasen minna, aga ma pean omas tempos mõtlema need asjad läbi, siis see hea võimalus on ka siin olemas. Aga sellised sõnumid teile, jääradlõvid, hamburid seekord. Suur aitäh, et kuulasid.